Aga tere tulemast veel kord, ma arvan, et ma hakkan pihta ja minu nimi on Janek Kriidin ja teemaks on hästi lihtne. Migratsioon, riigipilve ja miks mitte haldus PyTlassiga. Et see on nimelihtne. Ja ma kahtlustan, et oma presentatsiooniga oma hoo-efekti ei saavuta. Ja kindlasti aasta innovaatori auhinda ma ei pälvi, aga pigem ma jagaks oma 25-30 aasta kogemust IT-s ja kuidas meie seda näeme ja kuidas me seda teeme ning teemad, mida tahaks katta, on tegelikult läheneks võib-olla sellise probleemi püstituse kaudu, et kõigepealt nagu sellise läbi 4 probleemi püstituse, et kuidas, kas on aega, okei, ma teen selle ära, aga siis mul on kuldsed käerauad ja ma ei saa sellest lahti enam iialgi. Ja tegelikult, miks ma peaks seda tegema? Kindlasti seda miks osa, miks riigipilve, seda ka esimesed esinejad nagu väga põhjalikult käsitlesid ja ma siin Priit Kollo vanasõna meenutades, et ma loodan, et selle presentatsiooniga tegelikult mitmed inimesed näevad palju võimalusi ja võib-olla siis need, kes on selles osas, kus on palju põhjusi, liiguvad rohkem sinna palju võimaluste suunda. 45 minutit on aega, ma kahtlustan, et seda täis ei räägi, loodetavasti kui aega üle jääb, siis me vestleme selle aja täis, küsimused-vastused. Võib-olla alustuseks, kes me oleme, kes on PyTlass ja mida me üldse sellest teemast nagu teame, et olen olnud PyTlassiga algusest saadik ja teatud määral süüdi ka PyTlassi tekkes 2005 aasta oktoobris. Ja sünnist saadik, PyTlassi sünnist saadik, me oleme fokusseerunud komplekssetele andmelahendustele, kuid me oleme fokusseerinud ka 2 konkreetsele teemale, fokusseeritud kliendid ja fokusseeritud tehnoloogiad. Ja seda väga lihtsal põhjusel. Sa ei pea kõike tegema, tee fokusseeritult tähtsaid asju, sinule hingelähedasi asju, meie jaoks konkreetseid tehnoloogiaid ja tee seda hästi. Me oleme fokusseerinud tehnoloogiatele, tootjatele, mis on siis andmekeskuses, kui me piiritleme seda kas siis andmetalletuse lahendustega, storage lahendustega, serveritega, võrk, virtualiseerimine või turva. Kui ajalukku vaadata, siis konsolideeritud storage'i juttu me hakkasime rääkima juba küll mitte PyTlassi nime alt, aga tiimiliikmed hakkasid juba aastal 2000 rääkima. Virtualiseerimisega me tulime 2006 välja, võrk, serverid aastast 2010 sinna vahepeale ka automatiseerimisest lugu. Nii et selles mõttes me oleme ikka päris pikalt tegelenud ja kui vaadata, kuhu me fokusseerinud oleme, siis ongi suur keskettevõtted, riigisektor ja me oleme selle aja jooksul, mis on 15+ aastat, natukene kogemust omandanud valdkonnas andmekeskused ja ka viimastel aastatel hübriid andmekeskused, kus osad asjad on sul sinu enda juures, osad asjad on sul pilves. Kuidas seda tegelikult sinna saada ja kuidas seda toimetada? Alustaks esimese võib-olla sellise probleemi püstitusega on see, et kuidas? Tahaks, aga kuidas. Et tuleks selle läbiva sõna juurde fookus juurde, et seal on kindlasti teatud kogus rakendusi server farmis või andmekeskuse farmis mingeid teemasid, mis on sinu põhiteemad.
ja siis on nõndanimelt 80% selliseid tüütud rakendusi, mida sa pead haldama, aga nagu sa ei tahaks eriti. Võtaks siis sellised Excelise inventuuri, võtaks välja need tüütud teenused Exceli nimekirja ja vaataks, kas neid on võimalik riigipilve nagu viia. Ja kui see on võimalik, siis üldistatult vaadates, et kas see sobitub ka sinna. No, kõik teame, et helikopter vaates võib kõik asi ilus olla, aga saatan on detailides. Et kui kõik eelnevalt nagu tundub, et on ilus ja plaan on rakendatav, aga vaadata ka üle, et kõik ei sobi pilve. Ükskõik on see riigipilv või mingi muu pilv, siis tegelikult vaadata ka sellest pilgus üle, et kas see, mida ma sinna migreerida tahan või üles panna tahan, kas see sinna näiteks rakenduse omapärast ja tehnoloogiast nagu üldse sobitub. Kuidas sa saad küsida siis, kui sa tahad sinna minna? Et kindlasti ei ole mõtet seda protsessi alustada sellega, et leida põhjuseid, miks mitte. Et siin, kui on tahtmist, siis on kõik nagu võimalik. Ja kui on tahtmist, siis tegelikult järgmine küsimus, kus ma selle aja võtan? On tegelikult see, et aega ei ole, aega ei tule. Ja kui asi kriitiliseks läheb või king pitsitama hakkab või nõuded on sellised, et sul on mingi tulekahi, siis tegelikult aega on veel vähem. Aga tegelikult kust ja kuidas sa aega nagu juurde hakkad saama, on tegelikult see, et kui sa tead, mida, ja me oleme selle koos näiteks nimekirja kokku saanud, siis tegelikult saab detailides ka plaani paika panna detailides selles mõttes, et võttagi väikeste sammudega, mõõdetavate sammudega nimekiri läbi ja panna paika, et palju üks või teine või kolmas tegevus nagu aega võtab. Ja tänasel hetkel ma julgen juba kogemuse pealt nagu öelda, et meil on nagu mitmeid migratsiooniprojekte, selliseid rakendusfarme või teenuseid migreerides riigipilve on jämenduslaastus sellised, et kliendi ajakulu on 2-5 tundi. Projekti kogu ajakulu on 30-35 tundi. Ehk siis tegelikult kas sa leiad see 2-5 tundi selleks, et see inventuur detailselt nagu läbi teha ja võib-olla mingeid tegevuse riigipilves või mitte. Kui sa tahad, siis tegelikult seda aega on võimalik leida. Loomulikult jällegi me jõuame selle saatana ja detailide juurde, et saatan on detailides ja võib tulla üllatusi, aga seetõttu me nagu kultiveerimegi sellist üldist mõtet, et teeme seda väikeste mõõdetavate sammudega. Ehk siis suured projektid alati õnnestuvad, kui sa lähed väga väikeste sammudega ja sul on võimalik iga hetk vaadata, kas suund on õige, tempo on õige, kas detailid on paigas ja kui vaja, siis neid annab täpsustada. Okei, teen selle ära, mis siis? Tore. Pipeless võtab teenuse enda kätte, hakkab haldama seda ka näiteks ja ongi kõik, ei saagi tast lahti. Lock-in, kultud käerauad. Meie elufilosoofia ja põhimõte on see teenuskultuuris, et me teeme avatud kaartidega. Ehk siis ideaalis me tegelikult tahaksime, et meiega oleks kaasas kliendi poolt ka tehniline inimene, kes tegelikult saab aru, mida me teeme, miks me teeme ja kuidas me teeme. Ja tal oleks detailne ülevaade. Lisaks sellele me oleme alati väga huvitatud ja valmis tegema teadmiste ülekannet ehk siis knowledge transferi, sest meile meeldivad väga targad kliendid ja tarkade klientidega ja teadlike klientidega on alati väga tihe koostöö ja viljakas koostöö.
ja teisest otsast on see, et teenusega kaasa saati käib perioodiline raporteerimine ja selle raporteerimine ei ole mitte lihtsalt see, et me saadame ühe PDF-i teele ja siin on raport, mis me tegime, vaid tegelikult see on fokusseerib ka sellele mitte ainult, mis toimus, miks toimus, aga tegelikult ka meiepoolne inimene arutleb kliendi poolega, et mida oleks vaja teha, et seda enam ei juhtuks. Kui me räägime mingitest intsidentidest või murekohtadest. Ehk siis avatud kaartide tegemine tähendab seda, et kliendil peaks piisav teadmine ja teadlikkus, et iga hetk see teenus üle võtta. Ja võiks küsida, et kus on meie leib sellisel juhul, siis me oleme vaatanud seda teenuse pakkumist ja selliste haldus- ja migratsiooniprojektidega seda, et inimeses lähenduses me tuleme appi ja täidame lühipikaajalisi selliseid lünki, kas need on teadmiste või ressursilünke. Loodetavasti me teeme seda nii hästi, et soovitakse seda pikaajaliselt kasutada. Ja teine roll, mis meil on tegelikult mingid asjad, mis ei ole piisavalt prioriteeti või ressurssi saanud, siis me aitame siis need teemad käima tõmmata, käivitada, tees seda avatud kaartidega selliselt, et tegelikult kui see asi käima on tõmmatud, käima läinud, näiteks migreeritud, haldusprotsessid paika pandud, et klient saab sellega ise edasi liikuda. Miks riigipilves? Miks mitte enda juures? Ma alustan selle punasega, et tegelikult sai ka öeldud, et riigistrateegia on konsolideerimine ja pigem ma võtaks niimoodi, et pigem toetada riigistrateegiat konsolideerimise vaates, enne kui strateegia paneb sulle nõuded peale, et sa pead seda järgima. Et võib öelda, et ei ole 4 aasta jooksul midagi juhtunud, miks nüüd järgmise 10 aasta jooksul peaks midagi juhtuma. Aga see on niisugune lõputu dilemma, kus mõlemad pooled jäävad õigus. Aga kui me vaatame jällegi nagu eelnevalt märksõnu, siis tegelikult sellised hübriidpilve võimekused annavad ka võimaluse fokusseerida sellele, mis on sinu põhiteenused, panna sinna oma põhiressurss ja teha seda hästi. Samas, kui sa oled lihtsustatud viisil välja andnud kõrvalteenused, mis on kokkulepitud teenustingimustega hallatud ja üleval hoitud. Teine osa on see, et kui sa lihtsalt migreerid riigipilve ja tegelikult haldad kõike seda ise, siis pilvel paratamatult on teatud eelised, kus tänaseni tegelikult paljud ettevõtted ei ole jõudnud, see on kiirus ja lihtsus. Ressursi saadavus, tellin olemas. Võtame kas riigipilve seisukohast, siis lisaressursi tellimine on ka lihtsustatud kas või hankeprotsessi seisukohast. Teine on tegelikult lisateenused, siin eelnevates presentatsioonides on käinud läbi ka marketplace. Ehk siis sa saad juurde võtta täiendavaid teenuseid, mis võivad su teenuse kvaliteeti või turvalisust nagu tõsta. Ja mitte alati kõik need teenused ei ole ka kättesaadavad su enda andmekeskusest. On lihtsamaid, on keerulisemaid, aga võtame kas või, jah, ma panen endal logihalduse tööle, aga kas ma nüüd hakkan sellepärast S3 andmemassiivi endale juurde muretsema või ma võtan selle riigipilvest. See ongi see koht, kus sa saad väga lihtsustatult tegelikult lisateenustega
hübriidpilvendale, kus sinu selle oluline andmestik, tuues näiteks nagu logihalduse, siis sinu kuum andmestik on sinu südame lähedal, sinu andmekeskuses ja pikaajaline arhiiv logidest on S3-s ja riigipilves. Põhjuseid, miks sinna mitte minna, leiab tuhandeid, aga nagu Priit Kolla poolt välja käidud vanasõna ütles, et valikud on kas palju põhjuseid või palju võimalusi ja eks see kõige enda otsus ja valik ole. Selle eelneva ülesande sellise probleemi püstitustega tegelikult võtaks siis kokku lihtsustatud viisil, et kuidas me migreerime või kuidas me viime või aitame kas või haldust üle anda, üle võtta, on tegelikult see, et vaatame siis tegelikult rakenduste või serveripargile nagu otsa ja üritame aru saada, mis on maakeeles öeldes, mis on see set, mida sa tahaksid võimalikult kaugele endast, millega sa tegeleda ei taha, mis ei ole osa sinu põhiteenusest või veelgi lihtsustatumalt, mille riistvara elutsükkel hakkab lõppu jõudma. Ja riigistrateegiat vaadates, kui sellele vastu vaatab ka see, et rauaostuseks raha ei anta, aga pilveminekuks antakse, siis see oleks selline esimene kandidaatide list, kellega tegelikult pilve minna. Sealt välja valida, teha plaan, mis järjekorras, millised tegevusplaan, mis on vaja, kaua läheb, kes ja mida teeb. Kuid väga tähtis on ka see, et kõikide nende teenuste juures seda paika pannes ka kokku leppida, mis saab siis, kui see migratsioon on tehtud. Kas see koos dokumentatsiooniga võtate üle ja teete ise haldust või siis teisest otsast peale migratsiooniga haldust läheb Pipelife'ile üle ja milline on siis nagu vastutus ja milline on suhtluskanal. Ja mõned hetked ka peatuda sellel, et migratsioon, liikumine punktist A punkti B on tehtud, aga pikemas perspektiivis, mis võiks olla siis need lisateenused või täiendavad teenused selleks, et riigipilves olevate rakenduste siis kvaliteeti või turvalisust nagu tõsta. Tooks Statistikaameti näite reaalsest elust, et teoreetiliselt on hea rääkida, praktilisi näiteid on veel parem. Ja tegelikult see näide tegelikult toob välja, kus kõik osapooled on fokusseerunud oma tegevusele Statistikaameti partner. Ja meie tegelikult selle fookusega tekkis selline mure, kus Statistikaameti DevOpsi tiimile tundus, et haldustiim ei suuda piisava fookuse ja kiire reaktsiooniga nendele olulistele rakendustele, mis on DevOpsi tiimile olulised, tagada piisavalt inimressurssi. Need olid juba tegelikult riigipilves ja kuna toote marketplace'is olid meie teenused üleval, siis tegelikult Statistikaamet tellis täishalduse siis mingis koguses arendusfarmile koos perioodilise raporteerimise ülevaatusega. Ja see ei olnud lihtsalt see, et täishaldus, et kuskil Pipelife'is istuvad inimesed teevad lihtsalt igapäevast haldustööd, kord kuus uuendavad, patchivad, aga tegelikult loodi ka protsess ja kommunikatsioon tegelikult nii Statistikaameti arendustiimi kui arenduspartneritega,
et siis tegelikult igapäevased või igakuised haldustegevused oleks süngis siis arendusega, et uuenduste käigus ei lõhutaks ära terviklikkust erinevate rakenduste ja loogikate vahel. Ja tänaseks on see ka laienenud selliseks, et kui on tulemas nagu uued teenused, uued serverid nagu riigipilve, siis tegelikult juba planeerimisfaasis me oleme kaasatud ja tegelikult kui haldustiim riigipilves toimetame Statistikaametile teenust pakkudes. Kokkuvõte nagu muinasjutt tegelikult, kõik on õnnelikud. Statistikaamet, teenusepakkuja, kes saab fokusseerida oma põhifookustegevustele ja ka meie ei ole kurvad, õnnelikud oleme. Kui ennem sai nagu mitmed korrad nagu räägitud sellest, et seal on lisavõimulisi lisaks migreerimisele, siis ma tooks nagu, alustaks kõigest iseendast. Teenuskataloogis, nagu ka riigipilve inimesed ütlesid, on kümnetes erinevaid teenuseid, aga nagu klassikud ütlevad, et kõigepealt pakuks iseennast ja tooks välja 3 teenust. Logstack, mis on vabavaralisel Elasticul baseeruv lahendus koos lisamoodulitega. Monitooring, mis on siis Sabixi baasil monitooringu lahendus ja IT-haldusteenus. No, võiks nagu küsida, et kas me oleme natukene, paneme hullu, et vabavaralist lahendust, mis on ühe kliki kaugusel downloadida ja ära installida, et me pakume tasulise teenusena riigipilves. Ma vastaks nagu sellele, et logide ja monitooringu teemadel, eriti logide teemadel, paljud räägivad, paljud mõtlevad, aga samas koguses ei ole ettevõtted seda rakendanud. Ja need, kes on ka rakendanud, need on rakendanud nagu mingis skoobis, mingis kitsamas skoobis, sest need on väga komplekssed teemad. Väga keerulised teemad. Ja mida me mõlema nii logi kui monitooringuga oleme nagu teinud, on see, et erinevatest komponentidest me oleme komplekteerinud sellise kombinatsiooni, mis tegelikult täidab ka suhteliselt karme iskenõudeid või availability nõudeid või terviklikkuse nõudeid. Ja me oleme seda juba teinud mitmeid aastaid ja väga edukalt oleme käivitanud ka erinevaid logihaldusprojekte mitmetes riigi ja erasektori klientides. Ehk siis jällegi, kui te olete nagu mõelnud logihaldusele või monitooringule, kuid puhtalt nagu enda ressurssidega ei ole seda jõudnud. Sest et sa saad päris kiiresti aru, et see tahab päris palju aega ja inimressurssi, siis üks meie rollidest võib olla see, et me aitame teil ära defineerida skoobi, selle üles panna, kokkulepitud skoobis logiallikad ära integreerida. Sama kehtib ka monitooringus, mitte logiallikad, aga konkreetsed serverid või siis seadmed integreerida. Esimesed vaated teha ja ka teavitused käima panna. Jämedas laastus võib öelda, et see on 3-6 projekt, 6 kuu projekt. Ja sealt te saate ise edasi minna, sest et jällegi ka siin kehtib see sama avatuse põhimõte. Kui te tahate ise selle teemaga otse edasi liikuda pärast seda, palun, teeme koolitused ja anname projekti üle. Kui teile tundub, et ühest otsast see ei ole põhitegevus, kuid ta on väga olulise rolliga, toetava rolliga põhitegevusele, võtame kas logihalduse
logihaldusele mõtlema hakata siis, kui on sinu vastu edukas rünnak tehtud, on juba hilja. Siis see mõtlemine ei aita enam absoluutselt kaasa. Või kui su mingi osa kriitilisest infost on maha kukkunud sellepärast, et keegi ei pannud tähele, et kõva ketast sai täis, siis on hilja. Aga me saame nagu need teemad nagu aidata teil süsteemselt käima tõmmata ja vajadusel ka edasi toimetada nendega. Et need on nagu ühed sellised lihtsad näited sellistest lisavõimalustest riigipilves või pilves üldse, täna me räägime riigipilvest, kus tegelikult sisuliselt selliste teemade käimatõmbamine enda juures andmekeskuses versus pilves nii lihtsuse kui kiiruse koha pealt annab selged eelised teha seda riigipilvest. Ma näen, et chatist tuleb kommentaare, küsimusi. Ma võtan need kõik pärast paari viimast slaidi. Tänase päeva jooksul on päris pikalt räägitud, et miks riigipilv ja sealhulgas ka riigistrateegia ja nii edasi, kuid ma vaatan nagu ka suhteliselt praktiliselt ja avatud, et võtame riigipilve. Kas riigipilv on sama hea kui AWS, Google, Amazon ja nii edasi? No ilmselt ei ole. Kas ta on odav? No ilmselt ei ole. On kaks hästi lihtsalt eelist. See on pilv Eesti riigiasutustele, omavalitsustele, riigiga seotud ettevõttele ja selle tulemusel tegelikult on lihtsustatud hankevorm ja suure tõenäosusega andmed, mis on riigipilve poolt majutatud andmekeskustes, on vähene suhtlus ja vaidlus ka RIA ja AKI-ga. Need on sellised asjad, mis paljuski annavad ka võimalust mingeid asju kiiremini rakendada, lihtsamalt rakendada ja hilisemalt igapäevast sellist peavalu ära hoidvad lisaväärtused. Oleme rääkinud klientidega, kes ütlevad, et päris lõpuni tõdes ei ole, et ikkagi on tegemist väga delikaatsete andmetega või sensitiivsete andmetega, siis ei pruugi see nii lihtne ikkagi olla ja nii edasi, aga siit jällegi ma tulen nagu esimeste slaidide juurde tagasi, et see ongi ilmselt teie põhiäri ja võib-olla seda tulekski nagu enda juures hoida esimeses lähenduses. Aga selle ümber on hästi palju selliseid asju, mis suure tõenäosusega ei ole seotud ei sensitiivsete ega delikaatsete andmetega, mis on vägagi edukalt riigipilve kandidaadid. Lõpetuseks. 3 asja, millega siit võiks nagu lahkuda mõtetega, et kas sa pead kõik ise tegema või ei pea. Ja kui sa leiad need 2 hetke, kus mõtiskleda, mis on need töötud lärmakad teenused, millega sa ei tahaks nagu ise tegeleda või tahaksid nagu välja anda või seoses sellega, et selle teenuse jooksutamise raud hakkab elutsükli lõppu jõudma, siis kas mitte minna riigipilve ja võtta sinna täishaldus peale. Arvestades seda tegelikult jälle tugines nagu tulles mõned hetked tagasi, et kui hakata minema või neid migratsioone teha, siis teha selliste väikeste sammudega ja kuna tegelikult riigipilve
teil on suhteliselt lihtsustatud viis nagu minna, siis selle käigus on ka võimalik omandada kogemus minimaalse riskiga, õppida, tunda detaile, nüansse, näiteks nii riigipilve kui Pipeline'i koha pealt. Et mitte seda teha nagu kohe suure projektina, vaid väikeste sammudega minnes see silub ära nii mitmedki detailid, annab kogemuse mitte ainult tehnoloogia, aga ka meeskondade ja tiimide osas, et see oleks teine mõttekoht. Ja lõppkokkuvõttes tulles ikkagi selle tagasi marketplace'i juurde, siis vaata ja mõtiski sellele, et kui sul on mingid andmekogud, mis on S3 kandidaadid või sul on monitooringu logi või halduse teema nagu päevakorras, siis mõtiskle, kes võiksid olla need kandidaadid sinu hallatavas andmekeskuses, kes võiks olla esimese, teise või kolmanda etappi liigutamise, migreerimise ja halduse alla antavad kandidaadid. See on niisugune lihtne ülevaade, peegeldus oma mõtetest minu viimase aasta-pooleteise rääkimistest ja mõtlemistest teadas koostöös riigipilvega, et miks tasub kaaluda riigipilve ja kui seda kaaluma hakkad, siis millised võiksid olla need pidevpunktid, millega minimiseerida põhjusi, miks ei saa ja tegelikult suunata teravik selle peale, kui selle ära teen, siis tegelikult mul on rohkem võimalusi. Võtan nüüd chatist küsimused. Ma ei tea, kas häälega saab ka küsida. Siin on küsimus Enterprise Elasticu litsentsi tingimustes ja kas ilma Enterprise litsentsita on üldse õigus seda sellisel moel kasutada, siis tegelikult lihtsustatult öeldes selle Elasticu omanik on klient ehk et see, et Pipeline'i teenuse pakkujana pakub lisaväärtusteenust ja vabavaralisele Elasticul koos teiste vabavaraliste komponentidega, mis mitte kõik ei pruugi olla ka Elastikult, komplekteerib töötava teenuse lahenduse, siis ma kahtlustan, et see vabavaraline ja Enterprise litsentsi muutused ei pruugi siia mõjuda. Ainukene mõju, mis ma näen, on see, kui Elastic ütleb, et ma ei paku enam tasuta vabavaralist lahendust. Kas riigipilvega saab teha hübriidpilve? Jaa. Me oleme täiesti teinud ja migreerime praegu sellist lahendust, kus näiteks logihaldus on kliendi juures enda andmekeskuses ja arhiiv on S3-s riigipilves. Laiendades veelgi, kus test and dev on riigipilves ja production on enda juures kodus, ei olda veel ära migreeritud. Et loomulikult hübriidpilv on vägagi lihtsasti teostatav, kui tegelikult me jõuame arusaamisele, et mida me sellega saavutada tahame ja miks seda vaja on. Rohkem hetkel Priit Koll on kirjutanud, et jah, hübriidsuse. Minu jaoks mina vaatan hübriidi seda, et see on rakendus, mis jookseb N+1 kohas
kus üks koht võib olla kodus enda juures, teine on ühes pilves, kolmas on teises pilves, aga jookseb ta keskselt. Aga Priit Pollo on ka jaganud siin, et on avalike pilvedega hübriidsuse võimekus olemas, hetkel ei ole sisse lülitatud ja funktsionaalsus pigem kokkulepete taga. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis suured tänud teile tähelepanu eest, kes tulite kuulama, küsimusi küsisite. Siin on ka minu email, kui teil tekib küsimusi. Rõõmuga vastan, jagan kogemust ja suhtleks meeleldi ka edasi. Ja kasutame seda 7 minutit, mis on nagu maast leitud, kas heaks kohviks, väikseks snäkiks või lihtsalt väike puhkus silmadele. Suur tänu teile kõigile!